erinevaid organismide liike. Üle poolte maailma taime- ja loomaliikidest elavad ekvaatori piirkonnas asuvates vihmametsades. Selles piirkonnas puuduvad meile tuntud aastaajad. Õhk on soe ja niiske ning taimede kasvuks soodsad tingimused. Tänu lokkavale taimestikule leidub elupaiku ja toitu paljudele loomadele. Kõrbes, polaaraladel ja mägedes on elutingimused karmid. Kõrbes peavad organismid taluma veepuudust ja palavust, polaaraladel aga käredat külma. Polaaralad on kõige külmemad ja tuulisemad paigad. Nad paiknevad põhja- ja lõunapooluse ümbruses. Temperatuur tõuseb nullini vaid 2 kuul aastas ja seda vaid pealispindselt. Selle tõttu ei sula need jääajad ka suviti. Seda ala nimetatakse jäävööndiks. Põhjapoolus ehk Arktika asub keset Põhja-Jäämerd, mis on osati kaetud jääga. Ka Gröönimaa on Arktika osa. Kuna lumi ei sula ning selle tõttu on seal moodustunud hiiglaslikud igilume- ja jääväljad. Merele lähemal asuvad servad murduvad ning merre satuvad hiiglaslikud jääkamakad ehk jäämäed, mis takistavad laeva liikumist. Talviti ei tõuse polaaraladel päike mitme kuu jooksul silmapiiri kohale. Seda nähtust nimetatakse polaarööks. Suvel aga ei looju päike mitme kuu jooksul, paistes ööpäevaringselt. Seda nähtust nimetatakse polaarpäevaks. Polaaralade lühikese suve jooksul jõuavad jäävööndi servaalal mõned taimed kasvada ning õitseda. Lühikese suve jooksul pesitsevad jääst ja lumest vabanenud ranniku ligipäästmatutel kaljuseintel linnud. Nende pesi kaitsevad vaenlaste eest järsud kaljud ja vanalindude koostöö. Siin aladel elab ka maailma suurim imetaja, sinivaal. Veel leidub seal morske, hülgeid ja kotikuid. Viimastele peab jahti maailma tugevaim kiskja, jääkaru. See karu võib nii jääkülmas vees ujuda kui ka mööda jääalasid liugelda kõhu peal roomates. Jääkaru tunneb saaklooma kaugele ära. Polaarrebane peab jahti lindudele, jänestele ja lemmingutele. Talveks muutub tema kasukas valgeks, mis ei paista valge lume taustal välja. Oma saaki peidab ta kivide alla, säilitades seda värskena. Polaaraladel elavad ka mõningad inimesed. Ühed neist on polaarjaamade töötajad, kes jälgivad ilmastikku, jää liikumist ja veetemperatuuri. Kõrbes on vihmasadu harv nähtus. Mõnes kohas ei tule vihma lausa aastaid. Peale liivakõrbete on olemas ka kivi- ja savikõrbed. Kõrbes valitsevad liiv- ja tolmutormide põhjuseks on tugevad tuuled. Kõrbetes on temperatuuri kõikumine väga suur, päeval kuni 50 kraadi, aga öösiti võib langeda alla 0. Kõrbetaimede ja loomad on kohastanud napi toidu ja veega. Mõningad loomad ilmuvad peidupaigast välja alles öösel, kui õhk ja maapind on jahe. Kaamelid on kõrbes elavate inimestele tähtsaim kaaslane. Nendest saab piima, liha ja katet. Kaamelid on väga vastupidavad. 2 küürkaamel elab Aasias ja Hiinas. 1 küürkaamel aga Aafrikas ja Indiani ulatavatel aladel. Kõrbes elavad ka kõrberebased ehk fennekilid. Päeval on nad peidus oma orgudes, õhtul saabudes aga tulevad jahiks välja. Suured kõrvad aitavad tal paremini kehatemperatuuri reguleerida. Peale imetajate on kõrbes ka ohtralt erinevaid sisalikke ja madusid. Moolok on Austraalia kõrbetes elav sisalik. Tema püüab vett otse õhust imades niiskust oma nahaga. Lisaks neile on kõrbes ka linnud nagu kaktuse käblik, haltjaskakk ja voltpeakotkas ning putukad nagu karakurt,
rohutirtsud ja meesipelgad, kes säilitavad mett oma suures tagakehas. Kõrbetaimedel on väga pikad juured, mille abil nad saavad sügavalt maapõuest vett. Enamik taimi on väga väikeste lehtedega või asteldega nagu kaktused. Kõrbes on kohti, kus maapinnale avanevad allikad. Nende ümbruses kasvavad palju taimi, nagu tatlid, abrikoosid, virsikud, melonid ja arbuusid, teraviljadest nisu ja oder. Tänapäeval asuvad nendes linnad. Välja raietud põõsastike pärast ja karjaloomade poolt hävitatud taimestiku pärast saavad tugevad tuuled liiva edasi kanda, laiendades sellega kõrbealasid.